Ma olin siin paar nädalat tagasi Pärnus, ma räägin ka mõned tunnistused enne. Ja käisin Pärnu koguduses ja seal siis oli selline lugu, et seal oli täiesti teistsugune võidmine. Ja issand andis rääkida siis seda sõnumit, mida ma siin millal ma seal laitses olin viimane kord või oli siis juba seal Veiko juures. See oli see sõnum, mis on üleval YouTube'is, et issand õnnistus ajalikes asjades. Ja ma rääkisin seda siis ka Pärnus ja ma mäletan niimoodi, et ma rääkisin selle sõnumi seal ära ja ma tundsin täiesti teistsugust sellist vaimumaailmast, täiesti teistsugust võidmist, täiesti sellist nagu ära tuntavat konkreetset võidmist, nii nagu on öeldud Sakaaria prohveti raamatus, et mitte inimliku väega võimu, vaid minu vaimu läbi sünnivad asjad, ütleb issand. Ja võidmise läbi saavad kõik ikked murtuda. Ja ma mäletan, ma rääkisin selle sõnumi ära, mäletate see 3. Johannese kiri, see väike kiri, millest ma olen viimased mitmed korrad rääkinud. Ja siis seal lõpus mõtlesin, ma paletan teie eest ja terve koguduse eest. Ja siis oligi nii, et kui ma hakkasin seal paletama, ma täiesti tundsin, kuidas ka niimoodi see võidmine nagu läks tervesse kogudusse sisse. Ja seda oli tunda, inimesed ka tundsid seda, et see on nii, et reaalselt oli tunda jumala väge. Ja see oli hästi spetsiifiline, mis oli seotud nii-öelda siis materiaalsete asjadega. Ja see sõnum oli selline, see võidmine oli selline. Ja siis järgmine pühapäev, ma ikka vaatan sealt YouTube'is siis, kuidas mul kallis vend Janno, aga tema, kusjuures Jannot ei olnud, et ta nagu tahtis, nagu tema asemel käisin seal teenimas, ta oli ise ära ja siis järgmine pühapäev ma siis vaatasin nende teenistust seal ja siis Janno ütles inimestele samamoodi, et kes tahavad siin midagi tunnistada, seal oli mingisugune 4 või 5 inimest, kes kõik rääkisid sellest, kuidas nad olid saanud parema töö, neil oli mingid uued võimalused avanenud, kes oli mingist võlast lahti saanud. Seal oli üks vennas, kes rääkis, et tal oli mingi mega suur summa, oli kuidagi läinud nii-öelda vasakule, mitte selles mõttes, et seal oli mingi elektriteema, mingid kilbid, värgid, see on jube kallis asi ja ikka 10 000 eurodest ja ta oli mingi leping seal kuidagi ära lõpetatud, et kui ta oleks tahtnud seda tagasi saada, ta oleks pidanud mingi megasumma maksma. Ja ta tuli lahendus niimoodi, et ta ühendati ära ja ta ei pidanud maksma seda raha. Ja nii edasi, kõik olid selles valdkonnas toimuvad asjad, mis sündisid. Ja kohe nädal hiljem, põmm. Et see oli nagu väga imeline kuulda, kuidas Jumal nagu vastas nii kiiresti. Ja muidugi nad on seal ka, Janno on neid seal kenasti treeninud, nad on seal ka sellised, ütleme, kuidas ma seda nüüd ütlen, nad on sellised entusiastlikud külvajad ja andjad seal ka. Et neil on seal iga kuu ongi niimoodi, et viimane pühapäev nad võtavad spetsiifiliselt seal siis üles ande, et toetada siis seda Märt Vähi ja Lootuse küla tööd. Ja ma ei tea, kuidas sinul on, aga kas oled kuulnud neid tunnistusi? Seal oli mingi Victoria, kes seal rääkis. Ma olen seda Victoriat isegi mitu korda kuulnud, sest ta on olnud selle TTT liikumisega ka kaasas. Ja ütleme niimoodi, et ma olen ka nagu elus üht koma teist ikka näinud, aga kuulates seda Victoria juttu, ma ütlen tõesti, et see on ikkagi ime, et see naine üldse elus on ja millisest mülkast on ta nagu välja tulnud. Ja nüüd ta käib mööda kogudusi ja annab tunnistust sellest, mida issand on teinud ja see, mis seal, see on üks tunnistus muidugi, aga ütleme, kes natukene lähemalt teavad neid tunnistusi, mida issand teeb seal, et endised narkomaanid, bandiidid, mis iganes on täna saanud pastoriteks. See on täiesti imeline, mis toimub. Täiesti imeline, mis toimub. Ja nad külvavad sinna. Ja see on hea maa, kuhu külvata. Mäletate, Jeesus ju rääkis evangeeliumis üks tähendamissõna, mis on kõigis 3 evangeeliumis. See on tähendamissõna külvajast. Eks? Ja see on niivõrd tähtis tähendamissõna, et ta on pandud 3 evangeeliumisse sisse. Ja seal ta ütles ju, et see seeme, mis kannab vilja 30, 60, 100 kordselt, ta nimetab seda heaks maaks. Heaks maaks. Nii et väga oluline on see, et see, kuhu sa külvad oma seemne ja loomulikult ta räägib seal inimese südamest, aga seda saab ka laiendada üldse ka sellele, sest ju apostel Paulus rääkis sellest väga palju 2. Korintuse kirjas, et sa võid ka külvata oma nii-öelda oma andi ja anda seda ja oluline on see, et sa annaks selle heale maale. Nii et nad on seda teinud
ja tõesti selles mõttes ma isegi imestanud, et vastused seal nii kiiresti tulid. Aga ma räägin veel selles mõttes huvitava loo siia lõppu veel, et Janno tuli Tallinnasse, ütles, okei, saame kokku ja siis saime seal Kristiine keskuses kokku ja Kristiina tegime seal ilusti tassikese kohvi ka ja et kui te satute sinna Kristiine keskusesse, siis seal on 54 kohvik, Kristiina seal majandab, nii et saate head kohvi sealt. Ja siis Jannoga rääkisime seal juttu ja ma rääkisin sellest koosolekust. Järsku Janno ütleb mulle, kuule, palveta mu pärast, palveta selle sama asja pärast. Ja ma ütlen Jannole, kuule Janno, et aga ma ju tean sind aastakümneid juba, et sa oled ju siuke entusiastlik kandja, et jumal niikuinii õnnistab sind. Ei, ma tunnen, ma tahan, et sa paletaks mu pärast. Ma tahan ka seda võidmist tunda. Ja sealsamas need toolid on seal väljas, et inimesed käivad kogu edasi tagasi. Käed hakkasime palvetama. Paletasin selle sama palve, mis ma palusin seal Pärnu koguduses. Ja Janno ütles, et ma tundsin täpselt seda sama võidmist. Niimoodi, et see ei olnud veel kuhugi kadunud, see teenis edasi veel. Ja siis ma läksin Haapsalusse nädal või 2 hiljem ja täpselt sama võidmine panin seal ka kohe. Nii et see on üks siuke sõnum, mis praegu kindlasti on vajalik Eestis siin Jumala rahvale ja see võidmine vabastab ikkeid. Aga see ei ole ainult see võidmine. Sest täna ma tunnen teist võidmist, mis on ka konkreetselt selliste vaimsete survete ja teemonike rõhumiste vastu, et raiuda neid puruks ja vabastada inimesi. Nii et sellised toredad asjad on juhtumas ja loomulikult muidugi see Will Grahami suur evangeelne üritus ja mulle mul on hea meel sellest, et see toimus nüüd praegu just ära siin oktoobrikuus, et seda vaimset maailma muuta. Sest nagu me teame, kohe on tulemas üks teine päev, üks tähega nii-öelda päev, mida tahetakse ka tähistada ja osad inimesed ja enamus inimesi suhtuvad sellesse, okei, ma ütlen selle välja, see on Halloween ja paljud suhtuvad sellesse niimoodi, kas neutraalselt või niimoodi, et see ei ole ju midagi, see on lihtsalt mingi teater, mingi tsirkus. Aga ma tahan öelda seda, et see ei ole niimoodi. Seda kinnitab ka statistika, et alati kriminaalkuriteod on sellel ajal kasvanud ja seda ütlevad ka endised nõiad muuseas, kes on saanud kristlasteks, nad on öelnud, et Halloween ei ole kindlasti süütu püha. Isegi on raske selle kohta öelda püha, ütleme, et siis tähtpäev. Ja see ei ole selline süütu tähtpäev. Et see ikkagi mõjutab vaimset maailma, kui inimesed avalikult sellistel teemadega kaasa lähevad. Ja paljud seal ongi niimoodi, et ma ei ütle, et nüüd kõik on seal kuidagi selles suhtes, ma saan aru, inimesed ei usu sellistesse asjad, võtavad seda kui teatrit, aga ometi seal on väga konkreetne vaimne mõju selles asjas. Väga konkreetne vaimne mõju. Eelmine aasta ma tundsin väga tugevalt seda. Ja olen seda nagu, muidugi varasematel aastatel ka tundnud, aga eelmine aasta ma tundsin seda kohe väga eriti tugevalt. Et Eesti rahva kohta öeldakse niimoodi, et Eesti rahvas on Euroopa Liidu rahvaste seal kõige ateistlikum rahvas. Ja samas on Eesti rahvas kõige nii-öelda, kas kõige, aga üks selline väga agar nõidade juurde jooksja rahvas ja igasuguste posijate ja kõikvõimalike selliste asjadega tegelev rahvas. Et võta nüüd siis, saad sa nüüd aru, selline paradoksaalne asi, et Jumalasse nad ei taha uskuda, aga igasugustesse nõia asjadesse nad siis usuvad. Ja ma tahan öelda ühte asja, et nõidus on ebajumala kummardamise kõrval kõige hullem asi, millega sa võid üldse kokku puutuda. Kõige hullem asi. Sellepärast, et igasugune nõidus ja kõik need igasugused spellid ja kõik need igasugused raamatud ja kuni nii-öelda, põhimõtteliselt igasuguste manamiste, posimiste ja kõigeni välja. Nüüd, seal on inimesi, kellel ei ole mingit väge. Ja seal on ka väga kurje nõidased. Ja ma ütlen sulle üht asja, mida endised nõiad ise on öelnud, et ei, need kõige kurjemad nõiad ei ole üldse mitte sellised, keda sa arvad, et nad on. Et nad käivad seal mingites, ma ei tea, tumedate prillide ja mingite pikkade mustade mantlitega ringi, küünlad käes ja kuskil posivad. Ei, need ei ole. Need on need, kes mingit tsirkust teevad. Võivad olla täiesti sellised malbete ja süütute nägudega inimesed sinu kõrval, kes päeval on väga malbed, aga öösel siis manavad inimeste peale needus. Nii et need ei ole üldse süütud asjad ja kogu piibel, eriti Vana Testament, on täis lugusid selle kohta, et selliste asjade pärast tuleb kohe otseselt vaimsest maailmast needus.
Ja see on ka üks põhjus, miks inimesed ei saa terveks. Ja inimeste eludes võivad olla asjad, inimeste kodudes võivad olla asjad, mis lubavad nendel deemonitel ja haiguse vaimudel anda nendele lihtsalt selle õiguse survestada, teha haigeks ja hoida neid haigustes. Ja sa võid käia 10 kordi eestpalvel, mitte midagi ei juhtu. Nii et sealt algab vabanemine. Kust algab vabanemine? See, et sa võtad need asjad, mis iganes on, ja sa palvetad. Sa ütled, issand, näita mulle. Ma tunnen, ma pean rääkima täna sellest millegi pärast. Ma mäletan, ma kunagi käisin Egiptuses, ma tõin sealt omale ühe kunstiteose, mis olen isegi rääkinud seda ka. Ja see oli nii ilus kunstiteos, et ma ostsin selle pärast, et see oli ilus. See ei olnud otseselt mitte mingit niisugust nagu nõiavärki ei olnud seal. Aga, ja ma ei oleks ostnud seda muidu. Aga ma ostsin selle ja ma imetlesin seda kui kunsti. Ja ma panin selle maale koju, aga ma kogu aeg tundsin juba ostmisest saadik, et midagi nagu, kuidagi nagu, ma ei tundnud otseselt midagi, aga niisugune väikene nagu midagi häiris mind. Aga kuna see oli nii ilus, siis ma mõtlesin, mis seal ikka, et võib-olla see on lihtsalt mul niisugune mõte. Ja riputasin selle oma koju seina peale, võtsin ta maha, panin tagasi, võtsin uuesti maha, ma mitu korda niimoodi tegin seda, siis ma mõtlesin, et ma ära ka ei taha visata, panin sahtlisse. See on okei, ma kodu seina peale ei pane, ma panen sahtlisse. Ja siis ta ikkagi nagu häiris mind, ära ma ei tahtnud teda ka nagu visata või hävitada, sest ta oli nii ilus. Kuldne ja kõik siuke väga ilus oli. Ja siis, aga ühel hetkel ma nagu tundsin, et see häirib mind ja häirib mind ja häirib mind, et see ei saa õige asi olla. Ja siis ma lõpuks otsustasin, okei, ma hävitan ära selle. Ja siis ma mitte ei jäänud seda lihtsalt prügikasti, vaid ma hävitasin ära. Ja siis see häirimise nagu tunne kadus ära mu elust. Nii et sain sellest vabaks. Et sellised asjad võivad ka tuua sinu ellu rõhumist, mida su elus ei peaks olema. Ei peaks olema. Et on hea, kui sa palvetad kogu aeg mingi asja pärast ja sa ei saa terveks, siis üks põhjus võib olla seal. Ma ei ütle, et see on nii, issand ilmutab seda, aga tihtipeale see niimoodi on. Et seal kuskil nii-öelda inimese enda mingid sellised teod ja põhjused on kusagil seal inimese enda elus. Vot, selline lugu. Aga Haapsalus siis ka sai see sõnum räägitud. Seal läks üldse niisugune möll lahti, et seal issand andis niimoodi eriliselt veel palvetada võida inimesi õliga seal, nii et seal lõppeks olidki, et inimesed olid seal mööda põrandat pikali, kõik tarku teadmise sõna ilmus seal. Issand andis lihtsalt teada, mis nende haiguste põhjused olid. Sest et sa saad alati efektiivsemalt palvetada, kui sa tead asjade põhjuseid. Et vahest on tõesti niimoodi, et Jeesuse nimel saa terveks ja inimene saab terveks. Aga kui sa ei ole niimoodi terveks saanud, küll on hea siis, kui tuleb konkreetselt selline tunnetuse sõna, sa tead, mis see põhjus seal on. Seal oli ka mingi naiste rahvas, kellel oli, mina ei teadnud üldse teda, lihtsalt põmm tuli tunnetuse sõna, et tal on selgroo paigast ära ja tugevalt, mitte lihtsalt, et magas seal natuke, aga tal oligi mingid suured haigused seal. Nii et sai paletatud selle järgi ja igal juhul ta oli seal pikali ja ma ei teagi, mis ta seal pärast sai, ma pidin seal teiste inimeste edasi palvetama, aga igal juhul tema nagu, ma niimoodi korra vaatasin ta peale, siis ta näost nagu tuli rõõmu, nii et ma pean pärast pastori käest küsima, et kuidas need asjad seal läksid, aga see oli ka väga selline tore koosolek. Nii et issand teeb häid asju ja see ei ole mitte nii, et see on ainult minu elus, see on ka sinu elus nii, et sa oled natukene võib-olla tagasihoidlik, aga kui sa nüüd natuke mõtled, siis kindlasti leiad enda elus ka väiksemaid asju, suuremaid asju. Ja tõepoolest, ma tahan siin ka õde selles mõttes veel kord kinnitada, et osad tervenemised on jah, tõepoolest järk-järgused, samm-sammulised, et mul ka siin kiusas üks mingisugune pigmendilaik ja siis ma mõtlesin, see on nii väike asi, et ma lihtsalt ostsin ühe mingisuguse sellise kreemi ja suvel seal siis panin seda kreemi nagu peale, mõtlesin, et ma ei mõelnud niimoodi, et ma ei hakka sellega jumalat tülitama. Ma loomulikult nagu ütlesin talle seda, aga ma ei tea, ma lihtsalt mõtlesin, et tead, ostan seda kreemi, panen seda peale ja läheb ära ja mis seal ikka, eks ole. Et ma mäletan kunagi, kui ma olin selline noor ja niisugune, kuidas öeldakse, fanaatiline kristlane,
siis ma uskusin isegi, et jumal paneb mul uue hamba suhu, tead. Ja siis ma olen kuulnud selliseid asju, et on pannud, aga mul ei pannud. Ja ma pidin minema hambaarsti juurde. Ja siis ma vastasin, et jaa, okei, et vahest sa pead arsti juurde ka minema. Ja siis nii, et sain oma hambaarsti juures ära ravitud ja ta andis mulle raha, et ma sain seda teha. Täna muidugi hinnad hoopis miskit muuda. Nii et vahest sa pead minema ka arsti juurde. Ja selles ma ostsin selle kreemi ja muudkui seda määrisin seal ja vaatasin kogu aeg peeglist igal hommikul ja mitte midagi muutunud. Ja siis ma mõtlesin, et tead, ma ei viitsi selle jamaga siin tegeleda. Ja ma panin selle kreemi mulle sinna valama peale, sinna ta jäigi, tead. Ja vaadake, sellega on niimoodi, et meile kõikidega on niimoodi, me oleme inimesed. Meid rünnatakse vaimsest maailmast ja mis iganes, me oleme inimesed. Juba see ütleb, me oleme inimesed. Mäletad seda Eesti filmi ikkagi inimene. Ja vahest, mis iganes seal see põhjus on, võib-olla sa oled natukene laiska või mugav või mingi muu selline või unustad või mis iganes. Ma nagu unustasin selle või siis ma jälle nagu nägin seda ja ma mõtlesin, aga ma nagu ei võtnud eriti ette midagi sellega. Aga ühel päeval, ja teate, millal asjad hakkavad muutuma või? Asjad hakkavad muutuma siis, kui sa vihastad. Sest viha on üks asi, mis paneb inimesi liikuma. Ja kui Merike tuli tagasi, ma nägin teda peale seda, kui ta Alariga tuli tagasi ja kui Merikest nägin, siis ma tahtsin Merikesele, kui ma tundsin, ma tahtsin Merikesele öelda 2 asja ja ma ütlesin talle, et Merike, ma imetlen sinu usku ja su püha viha. Su püha viha. Ja kui te olete nüüd kuulnud tema tunnistust, on rääkinud sellest, see oli püha viha, mis pani ta liikuma. See oli püha viha, mis pani tema seisma vastu kõikidele nendele valedele, mida talle räägiti ja Alari kohta räägiti. See oli püha viha, mis käivitas tema usua. Ja see ei ole see, et sa pead olema kuidagi selline neurootiline ja kuidagi selline vihane inimene. Ma olen näinud elus vihaseid inimesi. Ma olen ise ka olnud vihane inimene. See ei ole okei. Sa pead talitsema oma emotsioone. Ja mehed võib-olla teinekord tead, käsi läheb rusikasse kiiremini, kui sa tahaksid. Aga teine asi on selline püha viha. See on selline, et sa otsustad lihtsalt, et nii, nüüd ma teen selle asja ära. Kõik, kogu lugu ja siin ei ole mingit vastu rääkimist. Ja tihti peale hakkavad siis asjad juhtuma. Et sa võid mingi aeg võib-olla tõesti nagu mängida ja kuidagi selles mõttes mängida, et sa oled natuke nõrk võib-olla. Aga siis ongi see asi, et sa pead lihtsalt otsustama ühel hetkel, et ma teen selle asja ära. On ju, Kristjan, spordimees siin? On ju? Sa pead lihtsalt vihastama vahest, sportlik viha tead. Et seda on vaja vahest. Ja Merike ka, see lehekülg sai pööratud tänu sellele, et tal oli see viha, see püha viha, et ma ei jää alla siin saatanale, ma ei jää alla nendele olukordadele, ma lähen sellest asjast läbi, aga ma ei lähe mitte omast jõust. Ma lähen issanda jõusta, aga ma lähen läbi ja nii. Ja siis ma ka otsustasin, et nii, ma usun selles asjas ka ennast terveks. Tead. Ja üks päev ma lähen vaatan. Ma palvesin usupalve, ma tänan issandat, et sa oled minu tervendaja, sa oled minu tervena hoidja, tänan issandat ja mitte lihtsalt niimoodi, et issand, ma tänan sind, vaid ma konkreetselt võtsin ühe aja ja ma ütlesin, issand, ma tänan sind. Ja ma ei mäleta, ma ei vaata kella, kunagi ma vaatasin kella, sest et ma lihtsalt treenisin ennast, et ma palvetan tund aega ja siis ma vaatasin kella, okei, tund aega. Tead. Seda on ka võib-olla vahest vaja, kui sa oled selline noor, aga võib-olla vanemas eas on ka vaja kellegi kella vaadata. Aga Jumalal on hoopis teine ajagraafik. Ja siis ma tänasin issandat. Ja siis üks hommikul ma lähen hambad pesema ja ma nagu isegi ihmatasin ära, ma vaatasin, polnud seda laiku enam. Tõesti või? See on naljakas. Inimene on naljakas olend selles mõttes, et sa ise palvetad, sa ise seisad vastu, sa usud seda ja siis, kui see asi sünnib, siis sa nagu imestad, et mäletate seda lugu Apostlite tegude raamatust, nad palvetasid, et Peetrus saaks vanglast vabaks. Ja siis, kui ta vabaks ja värava taha ilmus, keegi ei uskunud seda. Nad ise palvetasid selle pärast, aga siis, kui see sündis, keegi ei uskunud seda. Et inimene on selline. Et inimene, meil on liha, meil on see mõistus, ratsionalism ja see teinekord mängib meiega mänge. Ja sellepärast Piibel ütlebki, et sa pead need asjad kontrolli alla võtma ja vahest on vaja vihastada. Ja siis ma mõtlesin, nüüd ta ei ole veel päris ära kadunud, aga ta on peaaegu kadunud. Ja ma sellepärast tahtsingi öelda, et alguses ma vaatasin päris ära oli kadunud, siis ma vaatasin lähemalt niimoodi uurisin, et ta oli oluliselt 2/3 ära kadunud. Natuke oli veel järgi ja nüüd ma lihtsalt tänan issandat selle eest nii kaua, kuni ta on täielikult ära kadunud. Nii et selles mõttes tõepoolest mingi asi võib teinekord aega võtta, aga usk
ja see püha viha. Usk ja see püha viha. Teine asi, mida sa võib-olla mõtled, on see, et aga ma olen ju palvetanud ja midagi ei ole juhtunud. Et see on hästi suur küsimärk paljude inimeste eludes. Ja ma olen sellest natukene varasemalt rääkinud, et üks asi, mida sa võiksid teha ja mis on kindlasti Jumala tarkus teha, on see, et sa küsid Issanda käest. Sa küsid Issanda käest, miks need asjad on niimoodi? Et kui sa käid muudkui ja palvetad ja eest palvetad ja mitte midagi ei muutu, siis küsi Issanda käest, miks see on nii, see on üks selline tarkus. Sest tegelikult ju asjad ei ole ju keerulised. Ainukene asi on see, et asjad ei ole alati kerged, nad ei ole keerulised. Saatan üritab teha asjad keeruliseks. Usu üks suurimaid vaenlasi ei ole mitte saatani isik kui selline, vaid see on segadus. See on see, et kui sul on, mäletate vanasti, et sellised raadiod olid sellised suurte nuppudega, keerasid. Ja siis, kui sa niimoodi ühelt kanalilt teisele keerasid, oli selline surin ja nii-öelda vahest isegi nõukaajal oli raadiokanalite peal, osadel olid segajad, sellised suminad olid seal. Ta ei saanud kuulata seal Ameerika häält, ma mäletan. Ja. Et see on üks selline suurim võib-olla vaenlane, mida piibel nimetab kahtluseks, aga ma nimetangi seda segaduseks, sest sul on ja tänapäeva inimesed, kui nad lähevad poodi näiteks, nad on segaduses. Ma ei tea, kuidas sinuga on, aga ma olen vahest segaduses. Ma ei tea, mida osta, sest see on nii palju asju, erinevaid asju. Ma isegi lähen selle mõttega, et ma ostan seda, aga kui ma siin kohale jõuan, siis ma vaatan, seal on nii palju, mis iganes. Seal on 100 varianti vorsti, 100 varianti juustu, 100 varianti mida iganes veel. Ja siis sa nagu mõtled, et okei, ma tahtsin seal osta seda, aga ja siis hakkadki seal nagu mõtlema ja lõpuks sa nagu ei saagi aru, mis asja, see nagu halvab sind. Ja samasugune asi toimub sinuga vaimses maailmas. Et see segadus ja see kahtlus, see halvab sind. Ja sa pead õppima tegelema nende oludega, mille sees sa oled. See ei ole keeruline. Vaadake, kui Issand räägib, siis Issand ei lobise. Mina räägin siin pikemalt, aga kui Issand sulle näiteks midagi ütleb palves või sa otsid teda mingi küsimuse pärast ja kui ta ütleb sulle, siis ta kunagi ei räägi ju pikalt sulle. Ma ei tea küll kedagi, kellel ta oleks pikalt rääkinud. On küll inimesi, kes on läinud kes on nii-öelda käinud taevas, näinud seal, siis seal on olnud need dialoogid pikemad, aga üldiselt palves, kui ta vastab lühidalt. Ta lihtsalt ütleb sulle midagi lühidalt. Mäletate, kui Peetrus kõndis vee peal, siis Jeesus ütles talle ainult ühe sõna, tule. Sellest piisas. Ja mida vähem Issand räägib, ma ükspäev küsisin ta käest, aga miks see niimoodi on? Ja sa ütled mulle, vaata, kui ma ütlen sulle mingi lühikese asja ainult, siis seda on palju raskem segadust saada kui mingi pikem jutta. Ma toon sulle näite. Esimene Moosese esimene peatükk. Teine peatükk. Mäletate seda lugu seal Eedeni aias? Mäletate? Kui paljud teist mäletavad? Mäletate? Tuli saatan. Jumal oli öelnud, et ärge, eks ole, sealt nendest puudest võite, eks ole, süüa. Sükene konkreetne, mitte väga lühike jutt, aga mingi selline konkreetne jutta. Ja kuidas siis, ja mis seal siis juhtus? Juhtus see, eks ole, et mida saatan tuli rääkima, oli see, et ta hakkas seda keerama. Ta ei öelnud, et ei, aga ta hakkas seda keerama kassa, hakkas tekitama kahtlusi ja segadust. Niimoodi, et naine hakkas mõtlema, et nagu võiks või nüüd ma nagu ei saagi enam aru, mis siin nagu on õige või ei ole õige. Ja tihtipeale ongi niimoodi, et ta ei ütle sul kohe otse, et kuule, mine tead, tee seda või toda. Aga sul hakkavad tekkima sellised segadused, mingisugused valikuvariandid hakkavad tekkima. Sa enam ei tea täpselt, mis see õige variant on nüüd. Ja siis tulevad inimesed ja räägivad sulle ja üks ütleb ühte asja, teine ütleb teist asja, üks jutlustaja ütleb, et kuule, tead, usu kogu aeg on ja teine ütleb, et käi armastuses, kolmas ütleb, paranda meelta, neljas ütleb, et kuule, anna ohvriandi. Ja sa mõtled, et sa tunned ennast nagu sind kistakse neljaks. Et üks sikutab ühest jalast ja teine teisest jalast. Ma ei tea, kas sinul on sellist probleemi olnud, aga mul on olnud niimoodi. Ja aga siis, kui ma lähen tagasi Issand ette, ütlen, Issand, räägi sina mulle. Ja siis sealt tuleb selline lühikene mingisugune vastus ja siis ma hoian sellest kinni. Nii et see asi ei ole selles suhtes
issanda asjad ei ole keerulised ja mulle väga meeldib lihtsad asjad. Väga meeldib lihtsad asjad. Minu arust lihtsad asjad on geniaalsed. Ja nad on vähekulukad. Kui asjad on keerulised, kõik äriinimesed teavad seda, ma olen ka olnud mitmes ettevõttes ärijuht ja ma tean väga täpselt seda. Ja inimestele väga meeldib asju keeruliseks ajada. Ja igasugused need keskastme juhid, nad mõtlevad igasuguseid toredaid asju välja. Et sulle nagu rääkida, miks on neid asju vaja siin osta ja kõike nii ja naa. Ja sa nagu vaatad selle asja peale ja mõtled, et päris nii see ka ei ole. Ja inimestele meeldib asju aga keerulised asjad on kallid. Nad on kohmakad, nad on kallid. Ja issand räägib lühidalt. Aga ma tahaks siit esimese Moosese raamatust veel ühe loo sulle näidata ja siis me lõpetame ja liigume edasi nii, nagu Püha Vaim tahab, et me liiguksime. Ja siin on üks selline hästi huvitav lugu 21. peatükis. Ja siin on Salm 8 ja siin on lugu Haagarist ja Ismaelist. Tegelikult kogu terve see Haagari, Ismaeli, Abrahami ja Saara lugu on hästi-hästi huvitav lugu. Nüüd ma tean, et siin, ütleme niimoodi, ma näen seda Iisraeli lippu ka siin ja me oleme siin Iisraeli sõbrad, me palvetame rahu Jeruusalemmale, teeme kõike seda, mis see kõik on õige. Me peamegi seda tegema. Aga kunagi ammu, palju aastat tagasi juba, ma küsisin issanda käest, see oli väga-väga ammu juba tagasi, ma arvan, see võis ikkagi 90-ndatel juba olla. Ja ma küsisin issanda käest nii-öelda selle sama küsimuse põhimõtteliselt, võib-olla teises sõnastuses, mida apostlite tegude 1. peatükk ütleb, et jüngrid ju enne kui Jeesus taevasse läks, nad küsisid, et issand, aga et millal sa nüüd jälle selle kuningriigi rajad siia. Ja siis issand ei öelnud, et ta ei raja või et ta rajab. Ta ütles, et see ei ole teie teema. Ja nüüd ma ei taha kellelegi isiklikult siin midagi öelda, aga ma ütlen lihtsalt niimoodi, et issand ütles mulle ka, et ta ei öelnud mulle, et see ei ole minu teema, aga ta ütles mulle seda niimoodi, et ma mäletan, ta ütles mulle niimoodi, ära muretse nende sündmuste pärast, mis seal on. Ta ei öelnud mulle, et ära toeta neid või ära aita neid või mis iganes, aga ta ütles mulle, ära muretse nende asjade pärast. Et kõik seal sünnib plaani järgi. Ma küsin, mis plaani järgi? Ja siis ütles mulle, et vaata neid, et kõik need tõotused ja ta ütles need prohvetid ja prohveteeringud, mis on selle rahva ja mitte ainult Iisraeli rahva, vaid ka väga paljude teiste rahvaste, kes on seal ümber. Seal on väga palju prohveteeringuid rahvaste kohta räägitud. Ta ütleski niimoodi, ära muretse, seal paigas kõik asjad lähevad plaani järgi. Sihukese lause ütles mulle. Nii et selles suhtes, mina nagu selles suhtes ei muretse. Ma tean, et on inimesi, kes on rohkem Iisraeli fännid, mõned on vähemad. Ma tahan öelda lihtsalt ühte asja seoses sellega. Ma ei tea, võib-olla ma pean seda ütlema mingil põhjusel, aga ma tahan öelda ühte asja. Et kõik, mis kannab nime Iisrael ja juut, ei tähenda, et see on õige. Ja kristlane ei pea silmi kinni kõigele jah ütlema, mis on seotud sõnaga juut või Iisrael. Et mina kristlasena toetan kõike seda, mida piibel ütleb. Aga ma võin ka seda öelda, et Ameerikast on tulnud seal ka igasuguseid evangeeliumeid, kaasa arvatud ka kõik see prosperity gospel ja nii edasi. Ja kõik see, mis on sealt tulnud, see kõik ei ole päris õige. Nii et selles suhtes ma arvan ja usun, mitte ainult ei arva, aga ma usun, et kristlane ei pea silmi kinni kõigega kaasa minema. Sest kui te natukene vaatate, nagu fakte kui selliseid, siis te näete, et ka maailmas, võtame kas või Karl Marx, eks ole, mis rahvusest oli? On ja, nii. Ja seal on, ja ka tänapäeva maailmas on teatud väga selliste otsepõrguste agendade eesotsas inimesed, kes nimetavad ennast juutideks. Nüüd me ei saa kõiki neid asju toetada. Küll aga me saame toetada seda, mis on piiblis kirjas, mida Jumal on tõotanud sellele rahvale. Ja apostel Paulus ütles ka väga selgelt, et kõik, kes on liha poolest Iisrael, ei ole Iisrael. Ja Iisakist loetakse tema sugu. See oli see, mis ma tahtsin ka öelda, et ma ei tea millegi, ma tunnistan, ma pean seda ütlema, et nagu minu selline seisukoht on. Aga nüüd see sama Haagar ja Ismael, ma kunagi küsisin issandalt, et aga kogu see lõputu selline niisugune umbsõlm, mis seal on. Ja te võite ise lugeda Haagar ja Ismael, eks ole, see sai alguse juba sealt, et kuna Abraham oli suur usumees, aga Jumal ütles talle, et sa saad, ja ka siis inimlikkus tuli sinna vahele, nad hakkasid seal inimlikult asju korraldama ja selle tagajärjeks on see, mida me siiamaani näeme seal.
Ja see ei lõpe enne ära, kui Jeesus tuleb. Me võime seal, ma ütlen ausalt, see on õige toetada Iisraeli, aga ma ütlen teile, see asi seal ei lõpe enne ära, kui Jeesus tuleb. Sest ainult tema saab selle ära lõpetada, sest see on siuke umbsõlm seal, et ainult tema saab seda lõpetada. Nii et ükskõik, mis sinu iganes selline nagu mõte on, et lähme ja teeme ja okei, sina võib-olla nii mõtle, aga on inimesi, kes reaalselt mõtlevad niimoodi. Ameerikas on organisatsioone ja kristlikke organisatsioone ka ja palju raha seal ja siis nad nagu mõtlevadki, et aga lähme ja teeme nii, et rajame kohe sinna uue asjad ja siis seal on isegi niimoodi, et nad isegi hakkavad seal ju uut templit ehitama ja nad on juba mingid punased lehmakesed seal juba ohverdamiseks juba leidnud ja nii edasi. Eks see ei ole ju see, mida Piibel ütleb. Ta ütles, et ta teeb uue lepingu. Ja. Kas te nüüd kujutate endale ette, et Iisraelis hakkabki nagu templiteenistus uuesti käima või? Et see tohutu loomade ohverdamine ja veri hakkab seal uuesti voolama või? Et see ei ole see. Danieli raamatus ju ütleb, et nii on. Ma ei taha selle teemal praegu rääkida, see võtaks nagu pikalt aega. Et loomulikult seal on suured sündmused, mina ei ole Iisraeli asjade asjatundja, ma ütlen kohe ära, ja selliseid proheteeringuid ma ka kindlasti ei seleta. Ma lihtsalt tahtsin tegelikult öelda, võib-olla ma läksin natuke liiga kaugele, aga ma lihtsalt ütlen siin seda, et mida mina nagu tunnetasin ja mida Issand mulle ütles seoses kogu terve selle Iisraeli teemaga. Et ma loodan, et ma olin selles nagu selge. Et kuna ma tahan nagu natukene Haagarist ja Ismaelist rääkida, siis need probleemid nagu said alguse sealt Abrahamist ja tema usust ja nii edasi. Okei, loeme siit. Salm 8. Laps kasvas ja võõrutati ja Abraham tegi suured joodud Iisaki võõrutamispäeval. Kui Saara nägi egiptlanna Haagari poega, kelle see Abrahamil oli ilmale toonud, naervat, siis ta ütles Abrahamile, kihuta minema see ümardaja ja tema poeg, sest selle ümardaja poeg ei või pärida ühes minu poja Iisakiga. Nii et seal jälle niisugune konflikt juba üleval. See kõne aga oli Abrahami silmis ta poja kohta väga paha. Nii. Aga Jumal ütles Abrahamile, ärgu olgu see su silmis paha, ei poisi ega su ümardaja kohta. Ja pane tähele, ütleb niisuguse huvitava lause talle. Kõiges, mis Saara sulle ütleb, kuule ta sõna. Kõik, mida su naine sulle ütleb, kuule ta sõna. Tead. Sest Iisakist loetakse sinu sugu. Nii et Abraham juba tegelikult, Jumal vaatas ta peale, et sa juba tegelikult ühe korra juba tegid seda, mida su naine sulle ütles. Et jätka siis nüüd, ma räägin siis tema kaudu sulle. Sest Iisakist loetakse sinu sugu. Nii. Aga ka ümardaja poja ma teen rahvaks, sest ta on ju sinu järeltulija. Ja Haagar oli ju Egiptusest pärit naine. Ja see nimi Haagar tähendab võõrasta. Et see on väga huvitav selline situatsioon siin. Nii, sest ta on, ja Jumal ütles Abrahami pärast, kellega ta oli teinud lepingu. Ta ütles, ma annan armu ka Ismaelile. Eks? Ja Ismael, nagu te teate või ei tea, tähendab, et Jumal kuuleb, sest Haagar palvetas ja Issand andis talle lapse. Selline on Jumala arm, suurem kõikide rahvaste jaoks. On Issand arm ja halastus saadaval. Eks kõikide jaoks, sest ta oli võõras, ta oli Egiptusest, ta oli maailmast nii-öelda. Egiptus tähendab Piiblis alati maailma, ilmalikkust on. Nii, ja Abraham tõusis hommikuvara, ilusti kuulas oma naist, võttis leiva ja veelähkri ning andis Haagarile, pannes need temale selga, samuti lapse ja saatis ta minema. Ja tema läks ning eksles Beerseba kõrbes. Ja pane tähele, vaata nüüd, mis nüüd juhtuma hakkab. Ja ma tahan tulla nüüd tagasi selle juurde, millest ma alguses rääkisin. Et asjad ei ole keerulised, aga asjad võivad olla selles mõttes vahest rasked, kui Jumal on rääkinud ja kui sa oled otsustanud ja teinekord ka selle püha vihaga otsustanud uskuda temasse. Sest sa võid asju, su ees on alati valik, sa võid teha asju nii, nagu kogu maailm asju teeb. Ja sa võid ka elus kuhugi välja jõuda. Ja see ei ole alati vale isegi. No ei ole vale ju käia minna kooli, omandada haridus, minna kuskile kursustele, omandada mingid oskused, minna tööle, käia arsti juures, mis iganes, teha sporti, reisida. Kõik teevad seda, nii paganad kui kristlased, kõik teevad. Aga su ees on alati see valik. Kas sa teed asju nii, nagu maailm teeb? Just keegi kirjutas, et tal on vaimse tervise häired. Ja ma kirjutasin talle vastu,
ta otsis mingit psühholoogi ja siis ta hädaldas seal, et tunni hind on 80 eurot. Ja ma kirjutasin talle, et vaata, et sa võiksid minna kristlikku kogudusse, sa leiad omale uue elu sealt, sa leiad omale häid sõpru sealt ja sa ei pea tunni tasu maksma. Ja ta luges selle läbi, siis ta mõtles mõnda aega ja siis ta kirjutas vastuse, et see ei ole tema jaoks. See on alati sinu valik. Sa võid minna, käia psühholoogide juures, maksta neile mitte millegi eest palju raha või sa võid pöörduda issanda poole. See on alati see valik. Aga kui sa oled otsustanud, et sa käid usus ja vahest püha veaga käid seal usus, siis mis sinuga juhtub, on see, et sa hakkad sattuma, ma nimetan neid imelikud olukorrad tulevad su ellu. Vaadake, ta oli andnud tõotuse. Kui te loete natukene isegi mõned leheküljed tagasi, siis te näete, et Jumal rääkis mitu korda Abrahamiga ja Haagariga. Ta oli rääkinud, mõelge nüüd ise natukene, issand ise oli rääkinud selle naisega. Ta oli andnud talle isegi tõotuse, mitte lihtsalt, ta oli rääkinud talle. Ja vaadake, mis juhtus temaga, mis olukorda ta sattus. Ma loen sulle sinna. Teinekord on niimoodi, et kui sa kuulad, ütleme jutlust või mis iganes palves sa kuuled, et issand on sinuga rääkinud, mis toimub, on see, et su sisse tuleb selline rõõm ja selline usk ja sa mõtled, nüüd on nagu kõik lahendatud. Vahest on niimoodi, aga vahest ei ole. Ja nüüd ma räägin sulle, kui sa oled kuulnud Jumala häält ja siis on juhtunud sinu elus pärast seda mõned ajad hiljem, imelikud asjad on hakanud juhtuma, siis ma ütlen sulle, see on okei, et need imelikud asjad juhtuvad. Sest need juhtuvadki ja sellel on oma põhjus, miks need asjad juhtuvad. Issand on kirjutamas sinu ellu ja ka minu ellu ühte tunnistust, ühte lugu, mida sa ainult ei räägi ise endale ja see ei ole lugu ainult sinu jaoks, vaid see on lugu ka teiste jaoks. See on üks põhjus. Seal on veel mitut erinevat põhjust, aga see on üks see põhjus. Nagu ma just enne mainisingi, et issand on kirjutamas ühte suurt lugu ka merikese ellu. Et see oleks mitte ainult nende jaoks, ka nende jaoks, aga mitte ainult nende jaoks, aga väga paljude teiste inimeste jaoks ka. Ja teine asi on see, et sa satud sellistesse nii-öelda imelikesse olukordadesse sellepärast, et sa pärast seda, kui sa oled sellest läbi läinud, sa teaksid, et issand vastas sulle, et see oli issanda sõna, mida sa kuulsid. Sest kui sa püüad seda lahendada ainult inimlikult ja võib-olla seal nii-öelda selles inimlikus tegevuses on ka Jumal abi olemas, aga sa ei saa alati iga asja kohta öelda, et jah, issand on vastanud. Saad aru, mis ma tahan öelda? Sellepärast sinu elus ja ka minu elus teinekord tekivad nii-öelda võimatud olukorrad. Eriti, kui sa oled palvetanud mingi asja pärast ja sa oled hakanud midagi uskuma, siis tekivad su ellu võimatud olukorrad. Ja nad võivad kesta seal üsna pikka aega vahest. Mõni asi tuleb kiiremini. Abraham pidi uskuma oma nii-öelda tõelist järeltulijat, Iisakit. Sa tead, kui palju aega see oli võttis? Ta pidi uskuma 25 aastat. Ja sellest 24 aastat pidi ta uskuma ilma, et ta üldse teakski, millal see juhtub. Alles aasta enne, kui see juhtus, issand ütles, nüüd aasta pärast saab sul olema. Mõni ei ole nii kaua isegi kristlane veel olnudki. Aga tema uskus Jumala tõotuse täitumist 25 aastat. Väga pikk aeg. Aga õnneks Abrahami elus teised asjad juhtusid kiiremini. Ja sama on ka sinu elus. Võib-olla sa usud oma laste pärast. Nad ei tule ega tule Jumala juurde. Usu edasi. Ta vastab sulle mõnes teises asjas kiiremini. Ta võib-olla teeb su terveks. Ja iga kord, kui sa mõtled, et no miks ta juba ei vasta selle lapse suhtes, siis mõtle selle peale. See, mida Jumal ütles Iisraelile, et rääkige nendest asjadest, mida issand on teile teinud minevikus. Siis mõtle, aga ta tegi mind terveks, see toetab su usku, et hoida mu usku töös. Need asjad, mis võtavad pikemalt aega, see kurat ründab, olukorrad ründavad, mingi hetk sa satud olukorda, kus kõik ütleb sulle, et see asi ei toimi, see oli üldse napakas inimene. Jaa, see on reaalsus. Peaaegu iga kord, ma ütlen sulle, peaaegu iga kord, kui ma hakkan palvetama, ma kuulen, kuidas mulle öeldakse, vot seekord sa seda ei saa. Vot seekord sa seda ei saa. Jaa, ma ütlen, aga ma sain ju. Ei, vaata, nüüd sa ei saa seda. Nüüd sa seda ei saa seda vastust. Ma kuulen seda peaaegu iga kord, kui ma hakkan palvetama. Ma pean kogu aeg tegelema sellega. Sest vaimsest maailmast
kohe tuleb vastuseis. Mäletate see sama tähendamissõna külvajast. Seal on öeldud, et kui see sõna sai külvatud, siis piibel ütleb, kohe tuleb kurat. Et seda sõna ära varastada. Ja sellised asjad juhtuvad meie eludes, nii et ära üllatu, kui sa palvetad ja olukorrad võivad isegi veel imelikumaks minna, mõneks ajaks. Võivad minna. See on asjade nii-öelda selles mõttes loomulik käik, et see on see, kuidas issand teeb asju. Muidugi, sellistes olukordades, kui sa oled seal, sul tekib kiusatus hakata nii nagu Abrahamgi. Ta ootasid seal, midagi ei juhtunud, piibel täpselt ei räägi, aga me võime endale ette kujutada, sest nad olid ju inimesed. Ja seal võis üsna tihti, võib-olla tihti mitte, aga sest Abraham oli ikkagi väga suur usumees. Aga ilmselgelt see, et ta läks Haagariga seda teed, tähendab seda, et neil oli vestlusi sellel teemal, neil oli seal proovimisi sellel teemal, ma kujutan ette palju kordi, ja mitte midagi ei juhtu. Ja lõpuks lihtsalt, inimlikult võttes nii-öelda kett läks maha. Ja siis nad läksid ja tegid midagi ise, inimlikult. Ja nüüd me näeme, kui palju sellega on nagu probleeme. Eks? Siiamaani kõik need asjad seal, mis seal Lähis-Idas toimuvad. Ja vaata, Salm 15, ta oli öelnud talle, et oli andnud talle sõnumi, eks ole, et sinust saab. Ja nüüd, vaata, kuhu see naine nüüd sattus oma nii-öelda olukorraga. Kui vesi lähkrist lõppes, siis ta heitis lapse ühe põõsa alla ja läks ning istus temaga kohastikku ammulaske kauguses, sest ta ütles, kuula nüüd, sest ta ütles, ma ei või näha lapse surma. Et mis asja? Natuke aega tagasi oli ju issand öelnud talle, et ma teen temast ka suure rahva. Pane tähele, millisesse olukorda ta sattus. Ma ei või näha laste surma, aga see oli väline olukorda. Ma ei tea, kui palju sina oled sattunud sellistes olukordades, aga mina olen küll sattunud. Ma olen palvetanud mingi asja pärast ja asi läheb teistpidi. Ja vot see on see koht, kus sa pead otsustama. Nii nagu Merike otsustas. Ei, isegi Alari ütles, et nii, tšau baka, ma lähen ära koju, et ma ei jõua enam, ma ei taha enam. Aga Merike päästis sellega ta ära, et ta otsustas ei. Et issand ei olnud talle öelnud, et Alari peab surema. Ta hoidis sellest usust kinni ja läks lõpuni. Ja täna on Alari meie nii-öelda Eestis ja varsti tuleb meie keskele. Ma ei või näha lapse surma. Nõnda ta istus temaga kohastikku, tõstis häält ja nuttis ja rääkis muidugi issandaga sellest. Ja issand oli nii armuline, et Salm 17, aga Jumal kuulis poisi häält ja muidugi poisi häält seal ja kellele ta oli ju tõotus andnud, eks ole. Ja Haagarit ka. Ja Jumala ingel hüüdis taevast Haagarit ning ütles temale, mis sul viga on, Haagar? Siin on kirjas niimoodi, mis sul viga on, Haagar? Et mis mõtted, mis sul viga on? Ma olen siin suremas, halloo! Aga tegelikult, mida ta ütles, see, aga ma olin ju sulle tõotus andnud. Ja Jumal peab seda vahest meelde tuletama, ta teebki seda. Iga jutlus ta tuletab sulle meelde. Aga tead, mis probleem sellega on? Sellega on see probleem, et kui ta iga jutlus kogu aeg sulle midagi peab ütlema uuesti ja uuesti, siis ta tegelikult see seeme, mis on külvatud, ta peab jälle uue seemne panema. Sellepärast, et sina võtad selle seemne uuesti sealt nii-öelda sellest augukesest välja ja tahad omal uut seemnekest sinna saada. Ja siis sellepärast need ei jõuagi need asjad mitte kuskile, need vastused. Sa pead hoidma sellest kinni. Nii, mis sul viga on, Haagar? Ära karda. Nüüd, teate, piiblist väga tihti öeldakse ära karda. Teate, miks ta seda ütleb niimoodi? Üks asi on loomulikult selline emotsionaalne, kuidas öelda, trööst. Aga teine asi on see, et ära karda ehk hirm on täpselt usu vastand. Hirm on see, et sa usud, et sulle sünnib see, mida sa ei taha. Ja mida ta ei tahtnud, oli see, et ta laps sureb, aga see oli see, mida ta uskus sellel hetkel. Tal usk oli keeratud tagurpidi. Sest usk on see, et sa usud, et sulle sünnib see, mida sa tahad. Ja Jumal pidi selle uuesti ümber keerama ja ütlema talle uuesti. Ära karda, sest Jumal on kuulnud poisi häält. Seal, kus ta on. Tõsta poiss üles ja võta ta käe kõrvale, sest ma tahan temast teha suure rahva. Ta oli seda varem ka öelnud juba. Ja vaata nüüd Salm 19. Ja kui me mõtleme siin teiste vägevate Jumala naiste peale, nagu näiteks Jeesus ema Maaria, ta ütles, issand, mulle sündigu see, nagu sa oled mulle öelnud. Ja siin otseselt nii ei ole öeldud, et Haagar seda tegi, aga ta palvetas ja ta tõenäoliselt aksepteeris seda, mida issand ütles. Ja vaata nüüd Salm 19. Ja see on see hetk, kus sa ära karda, sa keerad oma usu ümber
Ja siis tuleb sulle selle salmi reaalsus kohale. Salm 19. Ja Jumal tegi ta silmad lahti. Juhtus midagi üleloomulikku. Jumal tegi ta silmad lahti nõnda, et ta nägi üht veekaevu. Ta läks ning täitis lähkri veega ja andis poisile juua. Ja salm 20 ütleb, ja Jumal oli poisiga. Ta kasvas ja elas kõrbes ja temast sai ammu kütt. Ta elas Paarani kõrbes ja ta ema võttis temale Egiptuse maalt naise. Okei, ja siis läks kogu see asi edasi ja nii see situatsioon seal Lähis-Idas täna on, eks ole. Aga sa näed, mida Issand oma suurest armulisusest ja halastusest tegi ka sellele, kes ei olnud temaga lepingus. Ta halastas ka tema peale. Ja kuidas ta seda tegi ja millises olukorras ta oli. Et selles suhtes see tänane sõnum ongi see, et võib-olla sa oled ka mingisuguse surve all ja sa mõtled, et Jumal ei vasta. Aga ta vastab. Ja kui sa loed siit natukene tagasi veel, võta kohe täitsa kodus loe. Siin on nii palju usku ja nii palju selliseid võtmesõnu ja sellist õpetust, kuidas oma elu erinevates sellistes olukordades käituda. Selleks, et sa saaksid selle vastuse kätte Issanda käest. Sest nagu ma olen ikka jälle öelnud, et Jumal ei tee asja automaatselt. Kui ta teeks asja automaatselt, me oleksime kõik juba 100 ja 50% õnnistatud. Aga me ju teame, et see ei ole niimoodi. Me saame õnnistatud, me palvetame, saame kogemusi, aga me lähme läbi ühest ja teisest ja kolmandast ka. Ja vahest me anname järgi, anname alla ja me kaotame selle. Me kõik teame seda, me kõik oleme sellised, me oleme inimesed. Aga see hea uudis on see, et see kunagi ei pea niimoodi lõppema. Ja vaata, kui sa oled selles olukorras, siin oli Haagar sellises olukorras, kus ta juba arvas, et ta laps sureb ära, mis on ju üks kõige hullemaid asju üldse, mis võib inimesele juhtuda, on see, kui vanemad peavad oma lapsi matma. Aga tihtipeale, ütleme, kui ma mõtlen nagu oma enda kogemuste peale läbi nende aastakümnete, kui sa oled selles olukorras, mingis olukorras, mis ei ole tema tõotuse täitumine, sa oled alles teel sinna, siis üks asi, mis kõiki neid olukordi alati nagu kirjeldab, ja ma kujutan ette, Merike tundis seda ka ikka väga tugevalt, on see, et see olukord ütleb sulle, väga niimoodi lausa kõva häälega ütleb sulle, kõrva karjub sulle, vaata siit sulle enam väljapääsu ei ole. Alati, kui sa oled selles olukorras, sulle tundub, et sul ei ole sealt pääsu. Et nüüd on kõik. Ja kui sa püüad ennast nagu lohutada ja julgustada ja mõelda, et aga ma olen olnud selles varem, siis see hääl ütleb sulle, jaa, sa oled olnud, aga vot nüüd sa oled olukorras, kus sul enam pääsu ei ole. Nüüd sa lähed vee alla ja lähed selle vooluga nagu laip. Aga hea uudis on see, et see ei ole niimoodi. See ei ole niimoodi. Kui sa lähed lõpuni, see vastus tuleb. Ja suured, mis iganes, kes on nagu meie ees läinud, sellepärast on Heebrea kirjas öeldud seal 13. peatükis, viimases peatükis. Ta ütleb seal, et ma loen selle lõpetuseks siin. Ma olen seda varem ka tsiteerinud, aga lihtsalt lõpetuseks ja sobib hästi. 13, salm 7, 8. Mõtelge oma juhatajale, kes teile on rääkinud Jumala sõna, pannes tähele nende elu otsa ehk nende elu järge, inglise keeles on elu järge. Järgige nende usku, sest et nemad on kõikidest nendest asjadest läbi läinud ja nemad ütlevad sulle, et see ei ole nii. See ei ole nii, et nüüd sa oled oma pimedas ruumis seal ja oled hirmu täis ja arvad, et sinna pimedasse ruumi sa suredki. Ei. Ja Alari on ka muidugi väga hea näide, niisugune kohe siit samast lähi minevikus, väga hea näide. Ja siis salmis 8 ta ütleb niimoodi, Jeesus Kristus on see sama eile ja täna igavesti. Miks ta seda ütleb kohe järgi sinna? Salmile 7, ta ütleb järgi kohe. Ta ütleb, mõtelge oma juhatajale, vaadake neid inimesi seal. Ma just praegu kuulan Yonggi Cho kõnesid ka ja väga head. Ja ta on ka nüüd koju ära läinud juba. Maailma kõige suurema liikme arvuga koguduse postard oli, eks. Mõtelge oma juhatajale, kes teil on rääkinud Jumala sõna, pannes tähele nende elu, mida nad räägivad, kuidas nad on elanud, eks ole. Ja siis ta ütleb kohe salm 8, Jeesus Kristus on see sama. Miks ta ütleb seda seal kohe järgi? Ta ütleb seda sellepärast, see sama, et mida ta teeb ühele, seda teeb ta ka teisele. Kui ta tegi seda talle seal, ta ei tee täpselt samamoodi. Ta ei kopeeri, aga ta teeb neid samu asju sulle ka.
sellepärast ta ütleb seda, et Jeesus Kristus on seesama eile, täna, igavesti.